go ja Tre Raadio. raadio.tre.ee Tre Raadio soovisaade on endiselt käimas ja meil on nüüd üks vahva külaline ka stuudio uksest sisse astunud. Tere õhtust, Merlin! Jou. Esimest korda siis Tre Raadiosse sina külas ja meie kuulajatel on kindlasti väga hea meel sind siin kuulda, seepärast et sinu lood nii Ihu üksi kui ka Miks alles nüüd on ülipopid olnud meil siin raadios, et aga räägi meile ka natuke neist lugudest, et kust üldse selle plaadi jaoks sa näiteks oma inspiratsiooni ja mõtted korjasid. Ihu üksi, see on ju terve hunnik väga häid lugusid. No ja ütleme nii, et tegelikult sellel albumil on päris palju inimesi, kes siin autoritena ka kaasa löövad, et ma ei saa endale seda au kindlasti võtta, et mina oleksin kõik need lood kirjutanud, et kui me räägime sellest albumi nimiloost ehk Ihu üksi, siis selle loo on üldse kirjutanud Vahur Valgmaa, kes on endine Nexuse produtsent. Üldse väga andekas inimene. Muidugi. Ma arvan, et ta on Eestis üks andekamaid heliloojaid. Ja kui rääkida loost Miks alles nüüd, siis jah, seal olen ma ise ka autorina kirjas, siis viisi kirjutasin ise ja siis loo sõnad Kuldiga kahe peale. Aga inspiratsiooni, noh, ütleme nii, et ta on suhteliselt 50-50 minule, et üks osa tuleb elust enesest ja teine osa tuleb lihtsalt nii-öelda intuitsioonist, et mis võiks selle viisiga kokku sobida ja siis panen need kaks asja kokku ja siis tulevadki sõnad. Jah, sisetunne on ilmselt väga tähtis. Aga samas ega ei saa öelda küll, et kõik sõnad, mis sa esimese korraga teed, et kohe nii jäävadki, et neid Miks alles nüüd sõnasid ma muutsin 3 korda enne, kui nad jäid nii, nagu nad jäid. Aga tulemus on super ja kindlasti tuleme selle loo juurde veel tagasi. Okei, tore, meeldib. Vahepeal küsiks, et kuidas üldse sinu laul ja tee alguse sai ja kas oli Nexus see esimene verstapost või tegelesid sa laulmisega ikkagi juba varem? No ütleme, laulmisega ma hakkasin tegelema 9-aastaselt, kui ma läksin Ellerheina lastekoori. Ja siis hakkaski huvitama muusika mind rohkem ja siis seal ma juba hakkasin solisti laulma koori ees. Dirigendid valisid mind välja teistest lastest. Kuna mul oli nii madal ja teistmoodi tämber juba lapsena, siis mul oli isegi mõni lugu, mida ma ei saanud kooriga koos laulda, kuna minu hääl kostus erinevalt välja seal. Aga siis need dirigendid ütlesid mõnes loos, et okei, et sina nüüd selles laulus laula vaiksemalt, aga samas mõnes laulus kutsusid mind solistiks laulma. Et see oligi selline tõuge selleks, et võib-olla võiksin siis üldse üksinda proovida laulda. Ja siis läksid aastad edasi, sain tuttavaks Vahur Valgmaaga, kes siis tegi ettepaneku, et teeme bändi. Ja siis sellest bändist sündiski Nexus. Ja see bänd sai hirmus kuulsaks. No jah, läks väga hästi, et loomulikult ega me alguses me olime mõlemad nii rohelised, et me lihtsalt tahtsime teha head muusikat ja nii ta läks, aga ei, jube tore, et täpselt nii on, nagu on. Et järelikult on ikkagi valikud olnud õiged ja ma usun saatusesse sellistes asjades. Okei, ja on sul mingeid soovitusi ka anda noortele, et kes meid kuulab kindlasti väga palju noori inimesi, et mida neile soovitad, kes ka unistavad lauljaks saada või tahavad midagi samasugust korda saata nagu sina, et mis sa neile soovitaksid? No ma arvan, et kõigepealt tuleb väga palju harjutada. Selleks, et lauljana läbi lüüa, pead sa ikkagi oskama laulda ka. See, et sa lihtsalt teed näo, et sa oskad laulda nagu nii mõnedki artistid, siis see ei ole päris see. Kui sa tahad olla tõsiselt võetav laulja, siis tase peab olema hea. Ja teine asi on see, et sa pead teadma, mida sa tahad teha. Ja kolmandaks sa pead leidma endale õiged inimesed, kellega koostööd teha. Ja ma usun, et see kolmas asi on üks kõige olulisemaid asju üldse. Sest et areneda saab inimene kogu aeg. Mina ka kogu aeg arenen edasi. Ma arvan, et 2 aasta pärast laulama palju paremini kui täna. Aga samas, kui sa teed valede inimestega koostööd, siis see muusika ei pruugi kuhugi jõuda. Aga kas sulle meeldib endale ka see muusika? Kas sa kuulad oma plaati ka esimese valiku? Nad osad lauljad ütlevad, et neile üldse ei meeldi oma lood ja nad teevad seda lihtsalt. Ei, no kui on nii, siis on midagi väga valesti. Et loomulikult peab see muusika endale meeldima, mida sa teed. Ja ma oma plaadist ei ole küll veel ära tüdinenud. Et mul auto makis on ja vahel ikka kuulan. Mitte vahel, iga paari päeva tagant kuulan. Ma arvan. Et loomulikult see peab meeldima, mis sa teed. Jah, et sinu puhul ongi jäänud nagu mulje see, et tegelikult sul ei ole ju olnud selliseid suuri skandaale ja mingeid asja, et ei ole sa elu 24 staar, et sa oled ikkagi... Nüüd olen. Nagu näha, jah, ühes teises raadiojaamas täna hommikul ilmselt. Aga üldiselt, kui tegelikult sa oled ilmselt teinud minule mulje, et sina oledki teinud seda, mida sa armastad ja oledki
sellega nagu lihtsalt läbi löönud, et sellega, mida sa armastad, sa teed seda, mida sa armastad, teed seda hingega ja siis ei ole vaja minna ja ronida elu 24 ja rääkida igasuguseid lolle asju. No eks muidugi jah, et peab... Inimesed saavad aru, ega publik ei ole loll. Ja seda ei maksa üldsegi alahinnata, et inimesed tunnetavad ära, kas sa oled siiras oma tööd tehes ja oma laule esitades või mitte. Ja minul on see väga suur kompliment, kui sulle niiviisi tundub. Aitäh! Ja kuulame siis vahepeal ühte sinu lugu Ihu üksi ja IMTB remix sellest. Kuidas sa üldse IMTB-ga kohtusid, kas läbi Vahuri või... Oi, see on väga huvitav lugu. Ma võin rääkida või? See on päris pikk jutt. Räägi. Minut aega. Jah, räägi muidugi. Ühesõnaga, see koostöö sai alguse niiviisi, et mina pidin Vahur Valgmaaga salvestama siis Ihu üksi lugu, eks ole. Ja siis ta teatavasti ei ela enam Eestis, ta elab Austraalias nüüd. See oli tema viimane õhtu üldse Eestis. Ja siis meil oli stuudios pandud salvestusaeg ja seal stuudios mitte midagi ei läinud tööle, mingisugused asjad jooksid kõik kokku ja siis me läksime ühte teise stuudiosse, kus Aavo ootas teda, siis IMTV ehk siis Aavo Aunapu ootas, et tema tahtis ka temaga mingit asja teha ja siis mõtlesime, et okei, teeme siis seal Aavo stuudios selle kähku ära, minu vokaali ja siis ta saab kohe hakata Aavo asjadega tegelema. Ja siis põhimõtteliselt asi kulmineerus sellega, et Aavo ei saanud oma asju ka teha, sest et seal stuudios ka jooksid kõik asjad kokku, kogu tehnika. Siis mõtlesime, et see on mingi energeetiline, mingi täielik aut, et mis värk on, et 3 inimest saavad kokku ja siis mitte midagi enam ei tööta. Ja siis me läksime Rossiga öösel tema isa tööruumidesse, laenasime küla pealt arvuti, tõmbasime sinna salvestusprogrammid ja laulsime selle seal sisse öösel kell 5 või hommikul. Ja siis kuna Aavole see lugu väga meeldis, kui ta kõrval kuulis, kuidas ma seda ümisesin ja proovisin laulda, aga kuna tehnika ei töötanud, siis me salvestada see veel ei saanud. Ja siis ta ütleski, et davai, et ma tahan remixi teha, et see on väga hea lugu. Et nii see lugu sündis ja temaga tutvumine. Täitsa uskumatu. Et suur pauk. Täiesti uskumatu. Jah, aga ei võt, näed, oli raske öö, aga tuli suur hitt sellest. Kuulame siis seda lugu, millest siis omajagu müstikat ka nagu tuleb välja ja Merlin Uusküla Ihu üksi ning IMTB remix Tre Raadio soovisaates. Merlin Uusküla ja Ihu üksi siis Tre Raadio soovisaates kõlas ja taustal on läinud käima üks lugu, mille peale me kõigepealt räägime ja pärast laseme teile. See on siis Merlin Uusküla ja Kool D ning Miks alles nüüd, et räägid äkki natuke sellest loost ka, et kuidas teil see Kool D-ga see duett nii-öelda sündis või see idee ja... No... idee sai alguse sellest, et ma tahtsin teha albumil koostööd erinevate artistidega, kes oleksid võimalikult erinäolised. Et siin albumil ongi mul 3 koostööd, üks on siis Kool D-ga, üks on Rolf Junioriga ja üks on James Wertsiga. James Werts on siis lamendi laulja ja mängib väga hästi basskitarri. Ma usun, et paljud peaksid teda teadma ka, kuna ta on näeb meist natuke teistmoodi välja. Tumedanahaline rastapatsidega meesterahvas. Temaga seda Secret Nighti me hakkame ka pärast kuulama kindlasti. Ja siis tekkiski mõte, et tahaks siis ühe loo teha räppariga ja Kool oli esimene mõte, kes mul tekkis pähe. Helistasin talle, ütlesin, et tahaks teha koos loo. Ta oli kohe nõus. Ja siis mõtlesime nädala aega, mis see loo teema siis võiks olla. Igasugused mõtted käisid, mõtlesime, et teeme loo armu 3 nurgast või millest iganes. Et igast mõtted ja märgid-särgid, aga siis suuna võtsime hoopis siis selliseks, et Kool teeb mulle nagu telefonikõne. Tema salmid on nagu telefonikõne ja siis mina laulan talle vastu, et ta on hiljaks jäänud. Okei, aga kui palju siin, kui enne siirusest rääkisime, kui palju siin loos seda siirast emotsiooni on ja kui palju elust edasest seda asja võetud on, kui sa ausalt ütled? No ütleme nii, et see lugu nagu minu kohta käia ei saa, sellepärast et abielus ma ei ole, laps mul ka kuus ei saa, et need sõnad nagu otseselt minu kohta ei käi, aga samas ma arvan, et selle loo refrääni võiks laulda, ma arvan, peaaegu et igaüks. Sest kindlasti kellelgi, või mitte kellelgi, enamus inimeste elus on olnud vähemalt korra see hetk, et nad saavad kellelegi niiviisi laulda. Ja ilmselt see on ka siis selle loo fenomen, et igaüks tunneb ennast puudutatuna, et võib-olla interneti kommentaaris ja kuskil küll nii-öelda süüdistati seda lugu naiivsus ja milles veel natukene, aga samas minu meelest täpselt nagu sa ütlesid, et see lähebki siiralt iga inimese hinge, igaüks tunneb ennast puudutatuna läbi selle. Ma arvan küll, jah. Okei, kuulame siis Merlin Uusküla ja Kool D ning Miks alles nüüd Tre Raadio soovisaade on käimas ja meil on ka üks Merlini vinge uus album välja loosida, nii et kes tahab seda võita, siis hoidke kõrvad lahti ja varsti
räägime ka sellest teile ja 103,2 MHz Rapla ja Kesk-Eesti ning see on Tre Raadio soovisaade. Merlin Uusküla ja Kool D olid siin ja miks alles nüüd? Kool D meil siin ei ole, aga meil on siin seest Merlin Uusküla ja temaga me jätkame intervjuud ja küsimegi nüüd, et kõigepealt, milline on sinu hetke lemmiklugu ja artist? No lemmikartist on Kool D loomulikult ja lemmiklugu on miks alles nüüd. Nii, et kõikidele meie kuulajatele siis ühtib see maitse meie kuulajatega, aga okei. Millised on sinu tulevikuplaanid muusikuna ja elus üldse edasi? Noh, ütleme hetkel on loomulikult plaan tutvustada seda sama albumit, esineda erinevates Eestimaa linnades, et nii-öelda selle aastaga on kindlustatud. Järgmise aasta alguses on plaanis puhata, Eestist mõneks ajaks ära sõita ja siis kevade poole siis juba uute plaanidega edasi minna. Kindlasti teha koostööd erinevate produtsentidega, ma ei välista ka koostöösid produtsentidega väljaspool Eestit. Juba vaikselt tegelen sellega, et leida lahedaid kontakte ja mõnusaid koostöösid. Et vaatame, et uus aasta tuleb kindlasti väga huvitav ja ma usun, et hitte tuleb ka. Okei, loodame siis tõesti, et Merlinit saadab edu ja näeme siin kunagi kaugel Ameerikas kas või laval. Ja praegu on meil Secret Night. Ma tegelikult mõtlesin panna siit plaadi pealt seda 10. tracki siin all on, ma kuulen, see remix käib sellest loost. Jah, käib jah, tõesti. Okei, püüame selle ka siis ette mängida natuks aja pärast, aga praegu siia remixi peale siis küsin veel seda, et kus sul järgmised esinemised tulemus on, saad reklaamiga natuke? Jaa, sellel reedel näeb mind Võrus ööklubis Madhouse ja sellel laupäeval näeb mind Kilingi-Nõmmes ööklubis Kia. Nii et minge kõik vaatama siis Merlin Uusküla ja vahepeal kuulame siis seda remixi ja hiljem organiseerime ka selle originaali. Las ta võib remix ka olla, ega mul ei ole midagi selle vastu. Merlin Uusküla ja James ja Secret Night, Tre Raadio soovisaade on see. Tre Raadio soovisaade on käimas ja Merlin Uusküla ning James ja Secret Night oli siin praegu kõlamas. Taustala meil üks soovilugu käima läinud, aga meil on veel üks asi tegemata, et plaadiloos on vaja käima lüüa. Jaa. Mis sa siis meie kuulajatelt küsida tahad, Merlin? Ma küsiksin, mitu tracki on albumil Ihuiksi? Kirjutage meile, meie Skype on siis Tre Raadio kokku ja ilmesti niimoodi on radio@tre.ee, nii et saate lõpus loosime ühe õnneliku inimese välja, kes selle plaadi endale saab ja siia lõpetuseks ma küsiks veel ühe asja, mis mind ennast huvitanud, miks sa muutsid nime Merkast Merlin Uuskülaks esineja nime? Sellepärast, et Merkana jäingi ma Nexuse Merkaks. Ja ma arvan, et Merlin Uusküla on selles mõttes ikkagi uus tasand ja edasiminek, et inimesed õpivad mu nime ära ja minu meelest on täisnimi tõsiselt võetavam ka. Okei, selle pointiga on seda intervjuud vast hea lõpetada ka. Tre Raadio kuulajad, nüüd siis Code Red ja Vassim Natsep Neuse ühe meie kuulaja soovil ja Merlin sulle edu ja jõudu ja kohtumiseni, aga soovisaade jätkub ja 103,2 MHz Rapla ja Kesk-Eesti.